tuleviku kohta üteldakse vahel, et hää tulevik on utoopia. Aga kui me peame silmas seda, et see tulevik peaks olema elu täis, me elaksime rikkas koosluses, siis ei saa see tulevik olla mitte utoopia, vaid ta peab olema eluga seotud, järelikult biotoopia. See tähendab ühtaegu seda, et me peaksime tuleviku peale mõeldes vaatama selle poole, kus elu iseenesega on ilusti, rikkalt ja püsivalt hakkama saanud. Ja need on väga paljud eluvormid. Kaunid puud, kaunid lilled, kaunilt liikuvad loomad, olgu nad selgrooga või ilma. Ja ka kogu vana pärismaine kooslus, olgu see siis või vana mets, kus kõik erinevad liigid on kokku sobitunud, leidnud omale viisi harmooniliselt ja püsivalt ja väga kaua aega koos elada. Ja nad on ilusad. Seda on silmagagi näha. Ka kunstis on taotlus meile ilu õpetada. Aga niisiis, selleks, et seda õieti teha, tuleb seda teha mitte üksnes inimeste poole vaadates, vaid kõikide nende kaunite püsivate eluvormide poole. Ja peale selle on kunstil veel üks väga vahva tahk. Nimelt ta ei juhata meid mitte pikkade tiraadide ja keerukate loogiliste mõttekäikude kaudu, vaid ta toob meieni selle elu loomuse, võib-olla isegi emotsiooni ja tunde kaudu päris ehedalt ja vahedalt kätte. Niisiis, meie tulevik on biotoopia.